Milliseid tundeid sa tahad edaspidi tunda? Mida kogeda? Ja lubada ennast universumil üllatada. Näita mulle, kuidas saab veel paremaks minna. Ei, armas. Me oleme siin kuu loomise ööl. Ja tead, see loominguline vabadus on just see, mis annab selle võimaluse kuulata seda juhatust. Sest täna on ta meid juhatanud täpselt kuu loomise hetkes. Järjekordselt, nagu enamasti. Aga täna kuu loob 23.012. Ja me tavaliselt juba magame sel ajal. Aga kõik on omavahel seotud. Ja nii olles töötanud hommikul kella 8 alates täiesti metsikus loomise laines kõik need viimased päevad, siis siia me oleme nüüd maandunud. Mis siis, et silmad on tagurpidi peas? Ma enam ei vaata, ma enam ei fokusseeri, vaid nüüd ma olen vaba oma vaatega. Ja ma aiman, et sealpool otsas on kaamera, nii et ümberringi on mul ainult küünlad, nagu sa näed. Ja see päike, mis mulle otse paistab, see on mu infrapunalamp. Sina, kes sa tead. Ja. Kas me lööme täna kella? Me ei löö seda kõva kella. Me loksutame ennast siin natukene selle maailma kellaga ja inglite kellaga. Sellepärast, et praegu ei taha seda eledat, tugevat heli. Või mis sina arvad? Ma teen hästi õllat. Ma ei oska. Sest tema on see, kes lööb selle platsi puhtaks. Sellepärast ta siin meie kohal on. Pikk sissejuhatus. Tere tulemast, armas. Loova kuu raamaportaali. Nagu ütlesime juba, et kell on meil juba teada, kell on 11, aga see, et kuu loob, millises energias ta tegelikult siis on praegu, kus on kõik meie uued algused, mis käivituvad, mis on juba idanema pandud, möödunud. Kuu, mis algas jääras, see null, see käivitaja, need seemned lükati möödunud kuuga idanema. Vaata natuke ajas tagasi, oma möödunud kuus. Vaata seda hetke, kui see kass ütleb, et vaata mind. Meil on nägemisega nüüd küll natukene keeruline, aga küll me hakkama saame. No kus me saame hakkama? Jaa, väga õige. No keerame siis ju seda pidi, et see puudutab meie juttu, see tasakaal. Jaa, kus sa oled omadega? Mis muutused said alguse kuu aega tagasi sinu elus? Mida tõi uraani astumine kaksikutesse? Millised asjad on
järsult lükatud liikuma. Mõtle. Ja nüüd vaata seda hetke, kus me oleme sinuga. See uus kuu, mis see tähendab meie jaoks? Järgmist sammu kõige sellega, mis juba on käivitatud. Reaalsusesse toomist. See sõnn, kes on seotud maailmaga, sinuga ja keda juhib Veenus. Veenus, kes särab igal õhtul, kui me näeme seda, kui pilvi ei ole. Meie õhtu taevas nagu üks suur teemant. Üks imeline ilu ja armastuse kandja. Nüüd vaata, mida sa oled käivitanud, millele annab jõu uraan koos kaksikutega. See kommunikatsioon energiaväljas ja energia maailmas. Mida ta kõik käivitab, mida sa aktiveeritud saad. Mida sa hakkad looma mateeriasse nüüd, siin ja praegu. Ja kuidas Veenus kõike seda toetab ja rikastab ja vormib sellest midagi nii palju võimsamat ja ilusamat, kui sina siiani oled osanud ette kujutada, välja mõelda. Mis saab edasi? Edasi me liigume sinuga kohe kaksikutesse järgmine nädal. Mis see omakorda tähendab? Seesama kommunikatsioon. Ehk siis see, mis peab tulema mateeriasse, tuleb läbi kommunikatsiooni. Milline on sinu võimekus, suhtlusvõimekus erinevatel tasanditel, nii sinu endaga, sinu sees, kui sind ümbritsevate olenditega, kellega sa oled alati põhjusega kokku viidud, kas midagi jagama või midagi õppima. Ükskõik kui lühike see kontakt on. Sest kõik need hinged, kes meie teele tulevad, on põhjusega. Osad neist on hetkelised. Osad neist on hooajalised. Mõned on pikema perioodi vältel. Ja üksikud kogu eluks. Ära jää kinni ühtegi mateeriasse. Sest kaksikud on õhk. Ja see viimasel ajal liigub väga kiiresti, sa juba oled seda tundnud, kui palju torme meil on. Nii päikesetorme, nii magnettorme, kui kõike seda kajastav tuuletorm. See näitab meile, kui palju kiiremini energia on liikuma hakanud. Ja need tormid tõusevad praegu.
Ja samamoodi kõik see, mida me nüüd oleme looma loodud siia hetke, need asjad saavad õhkerge kiirenduse. Siin on olnud väga määrava tähtsusega kõik need eelnevad portaalid, mis on öelnud sulle, et kus on su fookus, teadvusta, mida sa teed, mida sa toidad oma tähelepanuga. Vahet ei ole, kas ta mängib sul taustal või mitte. Oled sa oma teadlikku tähelepanu andnud või mitte. Ta on su ruumis. Ta võtab sinu energiat. Sa annad talle vabatahtlikult, sest sinu valik on, kuhu sa oma energiat annad. Sinna annad, kus on su tähelepanu. Ehk siis kõik see, mida sa oled külvanud, suunatud endast välja looma vastavalt oma otsustele ja valikutele. See saab võimendatud. Vaatame, mis asi ja kuidas. Aga kõik see sõltub sellest, kui puhas sa oled. Kui palju oled sa võimeline informatsiooni läbi laskma. Kui vähe sa sead piiranguid informatsiooni läbi laskmiseks. Kui avatud, kui usaldav oma teekonna suhtes, kui alistuv. Oma kõrgemale minale, loojale, universumile. Vau, milline tants läks lahti selle jutu peale, sa ei kujuta ette praegu. Räägivad mõlemad. Nii kosmos kui maa. See alistumine usaldusse, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa teadvustad, et sa oled siin põhjusega, sul on antud kasutada kostüüm, millega läbi selle elumängu käia. Ja sinu esmane põhine ülesanne, mida sa saad siin füüsilises mateerias täita, olles selle laenatud kostüümi peremees, siis sa vastutad tema puhtuse eest, tema toimimise eest, tema säilimise eest. Sest tal on omad programmid sees, millega ta on loodud. Ja siis annab mäng omalt poolt väga palju erinevaid programme. Ja iga olend otsustab tema ego programm, milliseid programme nad oma mängus kasutama hakkavad. Ja seni, kuni hingolend on suunatud magama, neid mänge mängitaksegi. Aga kui on aeg käes selle lepingu põhiselt, et hingolendil on võimalus hakata oma ülesannet täitma läbi selle avatari, läbi selle kehamasina,
siis loovad need kaks omavahel ühenduse. Sealt tekib usaldus. Usaldus selle kostüümi suhtes, usaldus selle täitja ja hoidja suhtes. Sest meie hing olen nii meie sees kui meie ümber. Ja see on see, millega ta saab ennast siin väljendada. See annab võimaluse arenguks erinevate kogemuste kogemisega. Ja see omakorda rikastab meid kõiki ühiselt. Silmad on nii rasked praegu siin, et kui ma peaks uuesti nüüd lahti tegema, et kaarte vaadata, siis on see leegivalgus vist nii ere, et mul on valus, ma tunnen, et see on soe. Aga see kõik, mis Raama praegu ütleb, kuula, mis see teeb sinu sees, kas sa oled sellega päri? Kas see on see tõde, mida sa tunned? Või hakkab sinu egoprogramm tööle määrama, selgitama, vabandama, mida iganes asju tegema, et tema saaks edasi valitseda ja sina ei võtaks seda vastutust ja juhtimist enda kätte. Täiega. Mitte osaliselt, vaid täiega. Kui olend teadvustub, siis tal on võimalik otsustada enda elu üle täielikult. Kas see toimub nipsust üleöö? Ei, see ei toimu nipsust üleöö. See toimub samm-sammult. Läbi teadvustamise tõusu, läbi kogemuste kogemise. Teist korda täna ütleme niimoodi. Teadvustame. Mida meile siis tahetakse nüüd öelda? See tasakaal, mida me õpime endas hoidma. Seda tasakaalu, nii nagu kiisud seda on. Nad näitavad meile tegelikult seda tasakaalu hoidmist. Ja see tasakaal igas mõistes, see tähendab nii füüsilist, seda hoiakut, kui kõike, mis toimub sinu ümber, ükskõik milline kaos, ükskõik, mis toimub sinu sees või sinu ümber. Kass maandub alati käppadele ja ta ütlebki meile seda, et meie ülesanne siin ja praegu on õppida maanduma käppadele. See sinu paindlikkus, nii otseses kui ülekantud mõistes. Sinu paindlikkus, see flexibility hakkab määrama seda, kuidas sa edasi liigud. See tähendab seda, et füüsiliselt meil on vaja saavutada see paindlikkus. Sest kõik meie ümber hakkab muutuma, meie ilmaolud hakkavad praegu järjest rohkem ja tugevamalt muutuma. Möödunud nädalavahetusel lendasid maale sama lähedalt, kui on kuu või vähem. Mööda peaaegu üheaegselt 3 asteroidi, komeeti, asteroidi.
tuli üks, teine ja kolmas. Mida see tegi kogu selle maa energiaväljaga, mis on siis kuu ja maa vaheline ala, kust nad möödusid. Sa kujuta nüüd ette, et sinu peast mööduvad järjestikku 3 jalgpalli, tennispalli, vahet ei ole, mis palli. Nad kihutavad sust mööda. Mida see tekitab sinu energiavälja? Seesama toimus praegu maaga nädal aega tagasi. Mis toimub praegu? Järgmised 8 lendavad lähemalt kui kuu või kuu kauguselt maast mööda. Ja üks veel eriti lähedal. Mis toimub? Me teadsime seda juba ju ette. Rama näitas sulle ühes portaali saates pilti, kus oli 16 komeeti peal. Sellist pilti selles galaktikas ei ole enne olnud. 3 läksid, 8 tulevad. Ja me teame, et Sedna ja kellega Sedna meil teeb koostööd praegu? Uranusega, Pluutoga. Mis see tähendab? See puudutab kõiki veekogusid, vett. See vesi. Sedna on seotud süvaveega ja transformatsiooniga. Me teame, et me oleme sisenenud transformatsioonitsüklisse. Sa tunned enda pealt, kui erinevalt sa suudad ennast tunda erinevatel päevadel või teatud ajaperioodide jooksul. Sinus kõik muutub. Ja jälle, mida puhtam sa oled, seda kergemini muutub. Ja me ei tea, kui loperguseks me vahepeal võime muutuda, sest et üks kostüüm hakkab muutuma, vabanema nendest ühenditest, mis teda edasi ei teeni, mis temaga kaasa ei tule, nendesse uutesse energiatesse, kus meil liikumine läheb kergemaks. See tähendab, ka meie läheme kergemaks. Alistudes, usaldades ja enda eest hoolitsedes, ennast toetades nii mõttejõuga. See usaldus ja see usk, et ma olen siin selleks, et anda endast parim. Ükskõik, kas Rama jutt tundub sulle ulme või mitte, siis endast parima andmiseks oled sa ometigi siin. Ja seda saad sa siis juba aru, et see on kõik, mis sul on. Aitäh, kassid. Aitäh, kassid. Meil on Luuna siin. Meil on siin teetass, mis jahtub. Oi, kui parajaks ta on jahtunud. Tead sa, mul on selline tunne, nagu ma läheks und praegu, sest mul on ju silmad kinni ja mul on uneaeg. Ja eks see kanaldamine olegi selline, et sa ju vahepeal saad aru, et sa vaatad kõrvalt seda mängu pealt ja see on nii lahe. Vaatame, mida meile tahab Luuna öelda. Mis tema sõnum on siin ja praegu oma värskes olemises.
see lugu, see Raamaportaali lugu, mis meil on taustas kogu aeg. Sa oled ise saanud aru selle loo fenomenist, eks ju. Mul on käes 3 kaarti. Aga tõesti, ta sisaldab meie jaoks kõiki vajalikke sagedusi, ta maandab, ta avab, ta rahustab, ta tõstab, ta teeb kõike seda, mida on vaja selleks, et olla vastuvõtja, maandatud, rahus olev vastuvõtja. Ja sa tead, et see mõjub väga paljudele just nimelt magama jäämisena. What? How we gonna read that? Adjustments are required. See tasakaal ja see plastilisus, vastupidavus, paindlikkus, need on määrava tähtsusega. Alistu oma jumalikkusele. Seesama, usalda, et su rakud teavad täpselt, mida nemad tegema peavad. See programmi tegevjuht ei tea, ei peagi teadma. Ta peab teadma seda, kuidas sind elus hoida. Ja ta peab toetama sind, kui sul on tema abi vaja. Have faith. Have faith in your dreams, in your visions. Need ongi need, mis meid edasi viivad, eks ju. Ja see oli kõik selle portaali algus. Usu seda, mida sa oled külvanud. Läheb õitsema. Selle kaardi peal on kuu juures on roosad lilled. Alistu. Konkreetselt, väga konkreetselt Luna kinnitab seda, mida me juba edastasime. Vaatame seda, mida ütlevad meile tähed. Mida ütlevad? Nad on kõik mul juba eelnevalt segatud ja puhastatud. Ma tavaliselt ikka küünlaleegi peal lasen üle või tossutan. Täna ma ei ole tossutanudki, näed sa. Me saame panna kohe selle hea lõhnava koonuse. See oli mingi segu, ma ei mäletagi, mis see oli. Aga mida? Seda. Järgmised 3 kaarti. Või mulle meeldib see mäng. Nii, mis te meil siin olete? See on üks imeline kinnitus järgmine, see imeline universum ja Veenus kinnitavad Luna sõnu juba, eks ju. Usalda, usu neid visioone. Oma unistusi. Sest kui sina oled neid tahtnud endale luua, siis sina alistud ja universum toimetab kohale.
vaata suuremat pilti, sest see on kitsas tee. ja see on see kitsas köistee, eks ju, kus saab ühekaupa käia. ja väga ettevaatlikult edasi liikuda, jalg jala ette, eks ju, me siin liigumegi usaldades jalg jala ette ja vaadates suuremat pilti, nii nagu ikka ülevalt allapoole ei tohi vaadata, on ju. Et kui sa juba seal nöörtee peal käid, siis vaatad sa ikka ainult ülespoole. Just nimelt neid oma unistuste mullikesi, pallikesi. See vision board, see unistuste tahvel, mis sul võib-olla on tehtud olnud. Meil on olnud ta tehtud ja me teame, millised osad sealt tänaseks täitunud ei ole. Me oleme ka seda sulle rääkinud. Ja see on nii põnev, kuidas seda puslet kokku pannakse. Ja kui sa jõuad järgmise suure tükini, mis võtab endaga kaasa mitu erinevat pusletükki ja saad aru, kuidas seda on meisterlikult kokku pandud. Sest asjad jooksevad kokku. Nad peavad ju edasi liikuma. Kui hea see on. See on üks väga hea, ma ei mäleta nüüd, ma arvan, et see on Shiba kuninganna. See on Shiba kuninganna. Ruibuštee segu. Seal oli vist A-lohe, kui mu mälu ütleb praegu nii. Ja siis seal on veel mingisuguseid ilusaid siniseid õiekesi ja lõhnab ja on hästi pehme. Shiba kuninganna. Meie kõigutamatu enesekindlus andis meile heldelt sõnumeid. Andis meile terve vundamendi luua. Nii. Miks meil on täna kõik nii väikese kirjaga tumedad kaardid? Ma ei näe. Tulen jälle siia. Nii. No meil on Luna ja 13. See üksolendi kolmainsuses töö. See koostöö, mis loob selle vundamendi hinga. See on puhas alkeemiku sõnum, eks ju. Hinga, sest see praegune hetk on ainuke, mis loeb. Sest teisi ei ole. Hinga. Müstika. See on müstika. Siin on meil 23. Me astusime järgmisele tasandile, meil oli 13, nüüd on 23. Duaalsuses need muutused. Tõsta ennast esikohale, prioritiseeri ennast esimesena. Siia läheb täpselt see hapnikumaski panemise vajadus, eks ju. Sa ei saa aidata teisi, kui sa ennast ei aita. Kõigepealt aita ennast. Ja siis, kui sa oled ise ennast korda saanud, saad sa aidata teisi. Ära torma kuskile. Ära võta liigselt omale koormaid vanade mustrite järgi.
kui midagi teed, tee hästi või ära tee üldse. Ära tee midagi, mida sa pead tegema, vaid tee kõike seda, mida sa tahad teha. Sa tahad teha, sa tunned hästi. Järgmine number on 31. Vundament, ta nüüd kinnitab seda, et ma ütlesin, et meile antakse see vundament. Ja see, kes sa oled, üks oma kolmainsuses jälle ka teistpidi. Just nimelt, tõsta ennast esikohale, teadvusta, et sa oled üks ja ainuke ja igalühel meist on oma teerada. Me oleme igaüks selles valguskaavlikeses üks peaaegu et nähtamatu kaabli osakene, üks karvakene, üks niidikene, kes koos moodustavad selle võimsa väljundi. Seesama toimub meiega. Me oleme see üks ainuke, kellel on oma tee vaja käia ja täita. Ja ühiselt moodustame me selle võimsa väljundi. See on see looja käepikendus siin maal, kus meie oleme need niidikesed, soonekesed, juhtmekesed, need ühenduslülid maa ja taeva vahel, oma kogemusi kokku pakkimas ja läbi selle energia nähtamatu, hoomamatu kaabli otse ühisteadvusesse loojale edastamas, arendamas, rikastamas meid kõiki, sest me kõik liigume edasi ja selles uues energias järjest kiiremini. Nii, kordamine. Ma ei tea, kuidas seda nüüd öelda, sest meil oli juba 13, mis oli 4. Meil oli 23, mis on 5 muutused, on ju, duaalsuses. Meil oli 31, mis on 4. Ja meil on 40, mis on 4. Ja nagu sa näed, oleme me liikunud läbi kõik tasandid, jõudnud selle vundamendini, sest me olime 10-tes. Me olime 20-tes, me olime 30-tes ja me jõudsime 40-sse. Meil on kõik nurgapostid olemas. See usaldus, see alistumine oma teekonnale. What is has no bearing on what will be. See on nüüd see, mida see kõigutamatu enesekindlus punktiga tahab praegu panna. Kogu see sünkroonsuste ja numbrite sõnum, mis meil oli, siia lõppu ta ütleb, et see kõik, mida sa siiamaani oled osanud ette kujutada, ei ole pooltki seda, mis sind ees ootab. Sina võid ju teha plaane, aga universum saab sind üllatada, kui sa oled alistunud ja usalduses.
sest ta on palju rohkemaks võimeline, kui meie siinpool oleme võimelised ette kujutama või mõtlema. Ei taha öelda seda klišeed, et unista suurelt ja suuremalt veel, eks ju. Aga välja ta tuli, unista suurelt ja suuremalt veel ja lõppkokkuvõttes ikkagi jõuame me sellesse usaldusse, sellesse tingimusteta enesearmastusse, sest teisiti ei ole võimalik alistuda usalduses. See võimekus tajuda ja tunnetada, mis meile on antud selle kostüümiga kaasa, on kuidas ma toon sulle nüüd selle näite. See on see masin, eks ju. Võta oma arvuti ja vaata teda. Aga tal ei ole tajusid ega tundeid. Tema sees on palju informatsiooni. Nii nagu sinu sees on palju informatsiooni. Aga sulle on antud need väljundid, mis teevad sinust inimolendi selles kostüümis. Ja mismoodi eristab see meid kõikidest teistest erinevatest masinatest. Sul on võimekus ise juhtida seda masinat oma valikute ja otsustega, oma käskudega ja oma hooldusega. Ühelgi teisel masinal neid võimeid ei ole ja need võimed on seotud tunnetega. Kuidas me saame neid võimeid teada läbi tunnete? Me tajume midagi. Me tajume midagi. Ja see tekitab tunded. Õppides neid tajusid, tundma, teada saama, arendama, saame me muuta järgmiseid programme, käsklusi, paremini hooldada, sest et see selgus meie sees, mis saab loodud läbi puhtuse, hakkab kõike seda toetama. Ja sealt järjest kasvab jällegi usaldus, lõdvestumine alistumisesse. Järjest kiirenevad protsessid ja edasine areng. Ja nii on. Meil oli siin veel karbitäis kaarte nina ees täna.
väga huvitav. Järgmine teistmoodi portaal, eks ju, vaheldumisi. Täiesti vaheldumisi annab ta meile sõnumeid ja siis pöördub sõnumikandjate poole. Kes oled sina? Kõike kinnitatakse edasi. Need pilved siin sinu pea kohal, need mõtted, kõik see, millest me just rääkisime, see mõtete valitsemise võime, vägi on üks neist, mida me arendame praegu väga-väga tugevalt, sest me lõhume vanu mõttemustreid, et nad saaksid asenduda uutega. Need pilved. Vaata, milliste mõttemustrite, milliste harjumuste küüsis sa veel oled. Mis veel tahavad vabastamist saada. Ja teadvusta, mis on see, mis tahab kastmist saada. Mis toetab seda vabanemist kõigest sellest, mis sind enam ei teeni. Et sa ei annaks sellele enam rohkem tähelepanu, ei jagaks rohkem energiat, vaid saaksid anda hoogu juurde sellele, mis kasvama tahab minna. Tee ennast mõttevabaks, ajuvabaks, ajuvabaks. Ajuvabaks just nimelt nendel puhkehetkedel, siis kui sa need pilved kõik endast eemale pühid. See on treening, see ei ole jälle sedasi, et nüüd ma ei tea pikalt. Sul algab tohutu ralli peas, ma tean, ma olen sealt tulnud. Ja see, et jõuda sinna, et sa lihtsalt endale kordad. Ma olen tühjus. Ma olen puhas vastuvõtja. Mul ei ole ühtegi segajat. Nii on. Vaata, kuidas see sinu peal töötab. Me oleme aastatega selleni jõudnud ja see on sinu tühjusesse on päris tore jääda. Ja siis sa juba hakkad vaatama, et kes on siis see, kes tuleb. Sa ei esita enam seda küsimust, sest sa juba tead seda mängu, et varsti keegi tuleb. Üks pilv äkki hakkab ujuma su poole. Mis see on? Mida see käivitab? Kas see viib meie tegevusi, meie mõtteid, meie plaane, meie projekte, seda loomingut edasi? Või hoiab kinni ja tagasi? Hakka tähele panema. Sa saad tuttavaks nende pilvedega. Pilved on ka meie ümber. Jaa. Vot niimoodi. Kas meil oli siin veel keegi? Vot seda pakki võtame. Seda ei võta praegu. Aitäh teile. Ja aitäh teile. Nii, meil on siin. Oi, mu silmad valusad. Joome. Väga hea.
oi küll on hea maitse. Ta on nii pehme, ta on nii pehme, ta on nii õrn. Mida tahavad meile inglid öelda siia juurde, kus meil on olnud hunnik meljasid, eks ja millega ta meid üllatab? No vaatame, üllatad või? Siia tuli üllatad või? 12, 12 ja 5, 5, 5. 12, 12 ja 5, 5, 5. See duaalsus, seesama, mis meil siin juba oli, eks ju. Teise taseme. Mis ta ütles meile? See oli see prioritiseerime ennast. Ja just nimelt. Ja siis meil on 5, 5, 5, mis peaks ütlema meile muutusi, on ju. Vabastan kõik, mis mind enam ei teeni. Kui ma olen, samal ajal kui ma olen suunatud liikuma välja oma mugavustsoonist, et muutustega kaasa minna. Kõik see jutt meie paindlikkusest. Ja see duaalsuse kaart tahab meile öelda, et ma täiega tunnustan ja tunnistan, kes ma olen ja luban muutustel sisse tulla sinna, kuhu vaja. Ma usaldan seda duaalsust endas. Ja see on ju üks väga tähtis osa sellest tasakaalust, mida kassid meile ütlesid. See tasakaalu hoidmine endas. See jumaliku naisprintsiibi, jumaliku meesprintsiibi tasakaalus hoidmine. Et üks ei domineeriks teist või ei lõhuks teist, ei võtaks üle. Ja transformatsiooni inglid ütlevad meile kogu selle teema lõpetuseks siin. Kuu loomine sõnnis koos maailma ja Veenusega. Meil on 3 kaarti. Kaunis. Nii, kes te meil siin olete? Nii ei näe. Koer, see truu valvur, tuletab meelde, kaart on number 33, see imede sagedus, see Kristusteadvuse sagedus, see lõputu tingimusteta armastus ja tasakaal. Usu imedesse. Ja usalda, et su ümber on see maagiline kaitse. See maagiline kaitse. Siin on koer. Suur koer. Ja sul on oma kindel kaitseülikond ümber. Usalda ka seda. Võimas kaitse on sul ümber.
38. see meistritase. sa tead, et sa oled valgus ja sa oled armastus. ja kõik, mis seda ei kannata, lähevad, hajuvad, kaovad, pudenevad su küljest ära. vaata, sul on selline, tugev, kaunis kostüüm, nii nagu väikesel mesilasel on tugev kostüüm seda rasket tööd tehes. nii, ja sul on iidsed teadmised sinu sees. see väike öökull sümbolina, kes kannab neid iidseid teadmisi sinu sees. usalda seda. Need mälud avanevad. Need sagedused, mida me läbime, aktiveerivad meie rakukestel neid mälusid. ja meie seest hakkab järjest avanema erinevat informatsiooni. sa lihtsalt tunned, et sa tead, sest et sul on üks laegas avatud ja teine laegas avatud. sul ei ole vaja midagi kuskilt õppida või otsida, sest sinu sees on kõik see olemas, mis peab sinu teekonna teenimisel olema. usalda seda. ja meil ei ole rohkem mitte midagi öelda, kui aitäh, et sa meiega selle hilisõhtu veetsid. ja imelist unistamist ja siis vabaks andmist. sa võid praegu voodisse minnes endale ette rääkida seda, milliseid tundeid sa tahad edaspidi tunda, mida kogeda ja lubada ennast universumil üllatada. näita mulle, kuidas saab veel paremaks minna. ja siis annad sa ülesanded oma kehamasinale, et ta täidaks seda aega, mil sind ei ole, väga teadlikult, õrnalt ja hoolega. ja kui sa hommikul uuesti teda kasutama hakkad, maandud ja äratad, saad sa aru, et vahepeal on midagi toimunud.